tere, head sõbrad, tuttavad, Viirelaiu fännid, Viirelaiu tulevased fännid. Mul on üks päris suur uudis teile. Nimelt siis Viirelaid selleks aastaks paneb oma uksed kinni, ehk siis sügis-talve hooajal me rohkem üritusi korraldada ei taha, just sellepärast, et ilmad on päris rajuks läinud, tormab ja meil on tekkinud uus huvitav mõte, ehk siis me avame Tallinnas Viirelaiu esinduse ja selle esinduse nimeks saab Viirelaiu saatkond. Seal saab kõiki neid asju teha täpselt, mida Viirelaiulgi, peale selle, muidugi merd ümber ei ole, aga kes see sügisel ja talvel ujuma läheb peale nende talisuplejate. Igatahes selline mõte on, me avame kuskil kuu aja pärast, 15. november, selle koha, see tuleb Põhjala tehasesse, saime seal hästi ägedad ruumid ja hakkame seal siis korraldama erinevaid üritusi, täpselt nii nagu Viirelaiul, et ise teeme õhtusööke, pidusid, mis iganes meil seal kõik kirjas on. Ja teie saate tulla samamoodi oma üritusi tegema, kas siis on need jõulupeod, seminarid, koolitused, mida iganes. Et selline äge koht tuleb. Miks selline nimi? Sellepärast, et ma olen kogu aeg unistanud sellest, et Viirelaid võiks saada oma vabariigiks. Meie kõik sissekirjutatud kodanikud on täiega selle poolt, aga kuna see poliitiline olukord siin meie ümbruskonnas ei soosi igasugu iseseisvumisi ja referendumeid ja nii edasi, siis ei ole me nii-öelda neid pabereid sisse andnud. Aga mine sa tea, et igal juhul ma lisan siia selle video alla ka lingi, et kus te saate siis oma arvamust ka avaldada, et kas see võiks olla hea idee või mitte. Meie arvates on see geniaalne idee, et ka miks see põhjus on jube lihtne, et kui see kõik see maksuraha jääks meile, me saaks ehitada välja uue sadama, et saaks turvaliselt liikuda Mandri ja Viirelaiu vahelt. Samamoodi tahaksime ehitada välja päikesepargi ja tuuliku, et me ei peaks põletama kogu aeg diislit elektri ja sooja saamiseks. Et sellised lihtsad põhjused, praegu igal juhul me ei ole saanud toetust ja luba neid asju teha, aga mine sa tea, võib-olla tulevikus anname Alar Karisele dokumendi näpu vahele, et kuuluta see mõttetu üksik väike saar iseseisvaks ja mis siis kõike seda saamegi. Aga eks näis, igal juhul saate lingi peal oma meelsust avaldada. Siis saatkonnast veel teeme seda koos Ranna Pauksoniga, kes oli ennem siis restoranöö peakokk. Nüüd peale koroonatuuli on ta meile tulnud appi, ehk siis me teeme seda koos, tema siis vastutab köögi ja söögi poole pealt, mina siis teie heaolu ja kogu programmi poole pealt, nii et proovime teha hästi ägedat asja, tulge kindlasti vaatama, mis me seal teeme ja kui teil on oma mingeid ideid või asju või oma üritusi tahate korraldada, siis palun tulge aidake meil sellele saatkonna elu sisse puhuda, et saaks ägeda asja. Igal juhul olete oodatud. Aitäh teile!